Meeskond kaotas palli, aga võitis kohe tagasi. Kus oled? Mõista mängu, naudi hetke. Tere taas, head kuulajad ja vaatajad. Üks ühele on tagasi, on ta seda seni ühe keerulisema väljakutsega, sest et koha peale on tulnud meile siia Bundesliga klubi esikinnas Karl Jakob Hein. Tere! Tere! No, kuidas see kõlab esikinnas? Sa olid eelmisel aastal La Liga klubi esikinnas, nüüd siis oled Bundesliga klubi esikinnas, uuel aastal siis. Mis tunnen? Ja, see kindlasti hea tunne, lihtsalt jalgpallis selles mõttes garantiisi ei ole. Ma kipun alati ütlema, et see koht on kindlasti vaja, ma arvan, välja mängida ja et selles mõttes kindlasti garantiisi ei ole, aga vaatame, mis hooaja algus toob ja siis hooaeg edasi. On see sul selline väike eesmärk ka, et siis kõik 5 tippliigat läbi käia? Ei ole otseselt eesmärk, et ma olen alati tahtnud tippliigasse jõuda, tippliigas mängida. Mul kindlasti lõppunistus on suurimate klubide eest mängida, aga hetkel on juba kogunenud Saksamaa ja Hispaania ja Arsenali eest ka üks mäng, et otseselt ei ole eesmärk kõiki liigasi proovida, kui see juhtub tore, aga hetkel kindlasti Saksamaa ja Hispaania on 2 väga atraktiivset ja väga, väga vinget liigat, et on olnud suur au ja kindlasti ei taha peatuda ja tahaks kindlasti julge 10 aastat veel vähemalt kuskil sellisel tasemel puuris olla. Mis mõtled Manuel Neuer, mis ta see 40 on vanus vaikselt, et aega ma ei eelma? Ei, ega ma loodan sama, et ma proovin töötada nii, et ma ka sama kaua kestaks ja kindlasti tahaks jalgpalli mängida nii kaua kui võimalik ja vaatame, Meil on siin traditsiooniks, et tavaliselt teeme sellised soojendusküsimused. Täna valisin soojendusküsimused natukene sellised, mis võib-olla selline ümbritsevaga käivad hästi kokku, ehk siis praegu on käimas U17 EM-finaalturniir meil siin Eestis. Millise pilguga sina seni neid mängu oled vaadanud? Täna lindistame neljapäeval, Eesti teine mäng on veel ees. Mis mulje seni Eesti poisid on jätnud? Ja ma arvan tublid selles mõttes, et ma arvan, nad andsid ennast maksimumi Hispaania vastu. Selge see, et Hispaania igal tasemel on maailma üks parimaid ja ka koondisel meil ei ole kunagi lihtne suurte vastu, sest paratamatult see tasemevahe on väga, väga suur aga ma arvan, nad andsid tol päeval enda maksimumi, võitlesid ja nüüd on huvitav Horvaatia ja tuleb ja kes seal veel, Belgia, et väga, väga vinge väljakutse poistele ja kindlasti võimalus ennast näidata. MM on tulemas, kellele seal pealt hoiad? Ma usun, ma otseselt ei ole ühte sükest riiki, võib-olla eelmine hooaeg olid mul toredad, nüüd siis ka tulevasel hooajal loodetavasti Austria koondislased, kes olid väga, väga ägedad tüübid ja kui me ka koondisega nende vastu mängisime siin valiktsüklis, siis mulle meeldis Austria, süke väike, võib-olla võiks olla väike süke underdog, aga kes võib üllatada. Aga mul otsest ei ole ühte lemmikut, ma lihtsalt vinge on vaadata, kuidas Hispaania mängib, kuidas Prantsusmaa mängib, kuidas Saksamaa, Brasiiliat, kõik, et lihtsalt ootan huviga neid ägedaid mänge, parimad riigid vastamisi ja siuksed suurturniirid on alati väga, väga vinged ja ootan lihtsalt tippvuti vaatamist. Viimane küsimus, selline väravahii-spetsiifiline. Mida sina arvad sellest 6 sekundi reeglist, mis nüüd on selline, nüüd juba enam-vähem vist pihta saadud, mis see täpselt on? Väravahil siis? Ja. Minu arust on isegi 8. Kuidas seda nimetatakse ja hoiad palli käes? 8 sekundit, kui ma ei eksi.
Ma arvan, see on hea jalgpallile selles mõttes, või tähendab mängu siis rütmile, et jah, väravahid võib-olla ikka kippusid ühe võistkonna väravat võib-olla, kui oli, ma ei tea, vaja aega venitada või et siis oli see moment, kus võib-olla palli kaua käes hoida, aga ma arvan, see on hea ja siukseid reegleid, ma usun, tuleb veel, kus mängu kiirendatakse, audid, nurgalöögid, mis iganes, et ma arvan, see on lõppkokkuvõttes mängule hea, et äkki see hooaeg nüüd möödunud hooaegadel on tulnud statistikaid, kus pall on ikkagi päris palju mängust väljas, mis jalgpallimängule on siuke, võtab seda atraktiivsust võib-olla maha pealtvaatajale just, et minul sellega probleemi ei ole, vahel ongi tore, et ma saan nagu kiire otsuse teha, et ei ütle jälle võistkonnakaaslased, et kuule rahu, et siis ma saan öelda, et kuule jookse nüüd üles või avane mulle palun, et selles mõttes ma arvan, see on väravahel hea, et see võib-olla avabki rohkem võimalusi, mängijad on sunnitud võib-olla avanema rohkem pakkumisi andma väravahil ja siis saan ka mina näidata ennast võib-olla parimast küljest mõndade visete või sidewallide või mida iganes selliste asjadega. No lähme nüüd selle nii-öelda põhiasja juurde. Eelmise aasta suvel, seal augustikuus läksid laenule Bremeni Werderisse. Mida sa mäletad, mida sa tol hetkel tundsid? Ma tundsin väga hästi, selles mõttes ma alati tahtsin, suvel olid mingisugused nii-öelda potentsiaalsed variandid, aga ma alati tahtsin sellise kaliibriga klubi just selles mõttes, et tippliiga, Bundesliga, ma alati soovisin Bundesliga kogemust miskipärast. Ja siis lõpuks päris hea akna lõpus tuli Werder Bremen ja pakkusid siis mulle kohta ja siis päris kiiret võtsin nagu otsuse ja tegime asja ära ja läksin sinna. Tunned sa sellistel hetkedel sellist teatavat vastutust ka, et sina oled selline teeraja ja Bundesligas on meil mehi nüüd olnud, on ju Mets oli ka, aga ikkagi, et kui sina õnnestud, siis see on nii-öelda teistele ka märgiks, et tasub proovida teha, et nii-öelda, et terve Eesti on nii-öelda sinu selja taga. Jaa, nagu suur au on alati, ma ütlen, et ma ise ei arva, et ma selles mõttes keegi miski siin olen, et ma lihtsalt annan endast parima, püüdlen oma unistuste poole ja mul on tõesti suur au, et ma saan olla siin kellelegi eeskujuks teeraja ja noortele, see on väga, väga vinge ja ma lihtsalt annangi endast parima ja kui saan teistel olla eeskujuks, siis see on väga vinge. No see parim selles kontekstis õnnestunud, Mio Backhaus seisis sul seal kindlalt ees ja oma kohast lahti ei lasknud. No kui raske see tegelikult oli, kui, ma ei tea, vihaseks sind ajas kurvaks tegi? Ja ikka ambitsioon on mul alati olla ikkagi number 1 ja mängida aga jälle selline on jalgpall, selline oli selle hooaja situatsioon ja ma pidin sellega leppima ja olema ikkagi tiimi liige ja selles mõttes mitte püssi põõsasse viskama, et alati jalgpallis on ühe ma ei tea, vigastuse või teise väravahi siis vormikõvera tõttu tuleb alati võib tulla mingi võimalus, et alati peab selles mõttes valmis olema ja jah, midagi, kui ma oma kaks mängu sain siis ja tagasi tulin, siis ja selline otsus tehti, siis oligi uuesti tööle ja selline otsus tehti ja selliseid otsuseid tehtakse jalgpallis ja selles mõttes ma olin selle võistkonna osa ja minu roll siis oli teistsugune ja seda ma aktsepteerisin ja jah, muidugi ma sooviksin alati olla number 1, seda ma ei peida, aga jah, too hetk see hooaeg oli sellises rollis aga nüüd on võib-olla siis lõpp ja kõik ja vaata, mis uus aeg toob.
kohati siit Eestis tundus vähemalt nagu ümberringi, et hakati nagu Werderit nagu vihkama, et noh, miks te teete meie heinale niimoodi. Kui raske oli selle emotsiooniga nagu mitte kaasa minna või kas sa üldse tajusid seda emotsiooni meilt siit? Ei, eks jalgpallis nagu ka väljakul ja ka fännid, kõigil on, see on emotsionaalne mäng, ma arvan, ja emotsioone on palju, aga jälle mina proovisin oma tööd teha, oma rolli, jälle, ma ei peida, et ma tahtsin mängida kõiki mänge, sest see on minu selline loomuses, ma arvan, et olla number 1 ja parim, aga pean ka krediiti Backhausile andma, et ma arvan, ta on väga hea noor väravaht, ta ka tegi enda ülemineku põhjusega, ma arvan, tal on samuti väga helge tulevik, ma arvan, oli mänge, kus ta näitas oma taset ja selles mõttes ta ka mängis pigem, ma arvan, hästi, et oligi 2 noort kukke seal eelmine hooaeg, ma arvan, 2 noort ambitsioonikat kukke ja tahtsid mõlemad olla number 1 ja päeva lõpuks, ma arvan, see viis mõlemat edasi, et ka mina, kui Backhaus mängis, mina pidin treeningutel olema seal ja näitama, et mina tahan ka mängida ja see viis selles mõttes edasi, et ma tunnen, et ma vaatamata vähesele mänguale ma ikkagi treeningutel tundsin, et ma tegin sammu edasi ja alati tahtsin saada selle tunde, et ma ikkagi arenen ja nii see ka oli, et ma tõesti tunnen ennast paremas vormis ja parema väravahina, kui ma seda olin siis näiteks augustis, kui ma sinna läksin, et kui ma löögiharjutusi, mida iganes tegin võistkonnaga, siis ma tahtsin palle tõrjuda ja näidata kõigile, et ma ka arenen ja olen valmis alati ja et selles mõttes ma ei tahtnud, et see hooaeg mööda külge maha jookseks. Aga leppisid sa mingiks hetkeks, et sa oled see teine number või läksid sinna mängueelsele koosolekul, lootis, et äkki on minu nimi? Ei, ma arvan, nädala sees ikkagi saab pildi selgeks, mis seis on ja ma arvan, et see ka saladus ei ole, et Backhaus tähendab noor väravaht, oma poiss ja hea nagu müügiartikkel, et ma arvan, et see nii-öelda jalgpallis nädala sees sa saad enam-vähem, matchday -1, siis sa saad aru ikka, kes väravas on, aga selles mõttes jälle, ma olin kogu aeg valmis ja niimoodi ta läks. Olite te Mioga sellised nagu sõbralikud konkurendid või oli seal kuidagi mingid naginad ka? Ei, absoluutselt väga sõbralikud konkurendid. Ei olnud mitte midagi üksteise vastu. Pärast, siis kui ma nüüd hiljuti läksin Bremeni ka allkirjastama, siis tema oli üks esimesi, kellega ma treffasin ja rääkisime juttu ja kõik oli väga hästi, meil oli üksteise üle, ma arvan, hea meel ja selline austus ja ma arvan jälle, ma usun, ta on väga, väga hea noor väravaht ja tal on helge tulevik ja kindlasti meil ei olnud kunagi mingisugust naaklemist või midagi, et saime hästi läbi ja oli olukord, mis oli ja ma arvan 2 noort professionaali selles mõttes ja saime väga hästi olukorraga hakkama ja ma arvan, tema ka nagu mõistis, mis olukorras mina olin ja nagu austas seda ja meil oli, ma arvan, väga, väga kõik oli okei, et analüüsisid seda ka teda siis kuidagi vahepeal, et milles ta siis parem on või eks paljugi on seal seda ärilist poolt ka tagant tõesti, et oma klubi kasvandik tahetigi nii-öelda edasi ka teda kuhugi saata, aga mingit mängulisi elemente, et vaatasid, et selles on ta tõesti hea. Ma tahaks arvata, et 2 head noort väravahti võitlesid üksteisega, et mina andsin endast parima oma mängudes, oma võimalustes ja siis tema sai uuesti siis
pärast minu mänge võimaluse ja nii ta käis, et ma julgen arvata, et me olime 2 väga, väga heal tasemel noort väravahti ja võitlesime nii, kus jaksasime. Pani see olukord sind kuidagi teistmoodi vaatama näiteks Eesti koondises olevat väravahti hierarhiat, et vaata Igonen samamoodi väga hea väravaht, kui sina oled nüüd vigane olnud, eelmine kevad siis näiteks tõusis väga hästi pingilt, et vaatad sa nüüd kuidagi natukene teistmoodi neid, kes sinu selja taga peavad rassima? Ma arvan, ma alati vaatan, kuidas öelda, ma ei vaata mitte kunagi alla kellelegi või ma nagu ma olen ise ka selles rollis Arsenalis olin pikalt, võib-olla mitte teise väravahin, või võib-olla jah, veidi kontekst teine, aga selles suhtes ma arvan, väravahtide grupp alati austab ikkagi üksteist, pigem saadakse hästi läbi ja mõistetakse üksteise olukordi ja selles mõttes tulebki nagu austada oma rolli, mis tol hetkel otsustatakse ja kindlasti ei ole lihtne, kes mängib, sest kindlasti on surve, erinevaid nüansse, mis võib-olla panevad surve peale, teistpidi number 2, number 3, number 4 ka on omad väljakutsed selles rollis ja ma arvan, võti ongi see, et üks teise rolle austada tolles hetkes mängudes, trennides ja see ongi põhjusega kutsutakse väravahtide nagu võistkonnaks seda omaette nagu võistkond tiimi sees, et see on veidi teistsugune, aga jah, et goalkeeper's union siis inglise keeles. Aasta lõpus kõige selle võib-olla keeristormi pealt valitsin ikkagi Eesti parimaks meesjalgpalluriks. Kuskilt ridade vahelt ma kuulsin, et sa ise mõtlesid küll, et sellise üles-alla aasta pealt sa võib-olla kõige rohkem seda ei vääriks, mis ava seda poolt võib-olla natukene? Ma ei tea, jah, ei, selles mõttes kindlasti Karol oli tubli selles mõttes, Max oli ilmselgelt väga tubli, seal oli veel Matu Käitsis ju, see on nagu nii ajastuse küsimus, ma arvan, et mina mängisin siis eelmise hooaja 2025 esimese poolaasta mängisin La Ligas ikkagi ja siis jah, oli võib-olla pikem paus kuni sügiseni, kui ma jälle mängisin. Jälle see on nagu nii ajastuse küsimus ja Max oli väga-väga tubli hooaja just lõpus, et oli, ma arvan, päeva lõpp, jah, nagu väga hea meel, kes selle otsuse tegid, ma arvan, kõik väärisid, kas samuti Karol ju oli jah vigane, aga ikkagi hooaja lõpu ta tegi väga vinge, nagu mängis ikkagi täiesti kindla liidrina oma võistkonnas ja samuti, ma arvan, kõik oleks nagu ühtpidi väärinud seda, et aga jah, minu kontekstis siis jah, võib-olla ma esimese poolaasta tegin veidi nagu selles mõttes stabiilsema, et jah, mängisin La Ligas ja siis teine poolaasta tuli mul Bremeni või siis aasta lõpp 2 mängu ja siis koondise mängud, et jah, see on siuke võta või jäta või ma ei tea, kuidas kutsuda, et jah, mul on hea meel, et ma selle tiitli sain, samuti ma ütlen, ma arvan, kõik väärisid, kõik seda tiitlit väärisid, kes seal nominendid olid, et jah, üldse mitte nagu halvaga teiste suhtes, et mul on hea meel, et ma sain, aga jah, samuti teised olid väga-väga tublid ja samuti väärisid seda. No ütlesid ka, et Werderis või Bremenis tegid siis trenni nii kõvasti, et mitte miski mööda külge maha ei jookseks. Oskad sa midagi konkreetselt ka välja tuua, millest sa seal kindlasti sammu edasi tegid, et tegite mingeid erilisi harjutusi, mis näiteks olid ka kuidagi uudsed? Ma arvan, ma sain sellist jälle võib-olla veidi uut stiili väravahi siis koolkonda õppida, mis oli väga hea ja ma usun efektiivne minu
mulle meeldis see stiil ja ma tundsin, et ma arenesin, ma ütleks kindlasti nagu üks-ühtedel, ma arvan ka esimene mäng kohe näitas, et ma tegin sammu edasi seal, ma ise tunnen võrreldes eelmise hooajaga üks-ühe olukordades näiteks ja aga neid nüansse oli veel, et võib-olla kõlab naljakat, aga isegi need 2 mängu, mis ma mängisin, ma tundsin, et need olid väga, väga kasulikud mulle ja andsid suure tõuke mu arengus ja samuti ja siis ka trennid, et see keskkond oli, ma arvan, väga hea, et väga kvaliteetsed mängijad, väga palju koondislasi seal ja aga jah, võib-olla näiteks üks-ühe olukorrad siis tooks välja. Sa nimetasid, et nii-öelda sellist uut moodi stiili said nii-öelda harrastada või proovida, siis on see siis kuidagi nii-öelda riigiti erinev või lihtsalt kuidagi Werderis tehti midagi teistmoodi? Et nii-öelda on nii-öelda Hispaania ja Saksa stiil või? Võib-olla on jah, nagu erinevad, jah, võib-olla on Itaalial oma stiil veidi mingid nüansid, Hispaanial võib-olla, kui vaadata lihtsalt riikide mõttes väravahte, Hispaania väravaid hea Casillas, kes seal veel on, sakslased on omamoodi, Neuer, Ter Stegen oma veidi stiiliga, inglased, Pickford, et ma arvan, on kõigil oma stiil. Lõpuks ma arvan, igal väravaitreeneril on oma stiil ja metoodika. Et ka Hispaanias mul oli 2 Portugali väravaitreenerit, kes olid ka, ma ütleks, et neil ma ei tea, võib-olla olid Portugali stiiliga, aga olid sellised väga lihtsalt modernsed ja ma ei lugenud otseselt mingit ühte stiili neist välja, et ma arvan, neil oli hea kompott kõigest ja Saksa kool, nüüd Bremenis oli rohkem jah, Saksa koolkonda tunda ja selles mõttes kõik mulle nii-öelda meeldib ja ma usun, ma olen suuteline adapteeruma iga väravahi nii-öelda koolkonnaga, et aga jah, see nüüd viimane hooaeg siis Saksa koolkond jäi kindlasti külge ja nautisin seda. No sul on see nii-öelda see Bayerni mängust just, et paar sellist elementi nagu Neuer. Jah, eks võib-olla see on juba, ei ole enam saladus, et Neuer on mu ikkagi iidol olnud terve aja ja tema mängust ma olen õppinud asju aga jah, Bayerni vastu ma lihtsalt nagu iga mäng ma läksin väljakule, proovisin teha tolles momendis õigeid asju ja tahaks loota, et see tuli välja. Nüüd Neuer pikendas ju lepingut ka veel aasta võrra. Ootsid seda uudist ka kuidagi või kuidagi tuli naeratas näole, kui nägid seda? Ei otseselt niimoodi ei oodanud. Kindlasti oleks olnud ühtpidi kahju, et kui ta lõpetab, aga jaa, nüüd on üks hooaeg veel teda ja selles mõttes väga, väga äge, et loodetavasti saab uuesti tema vastu mängida. Werderist või üldse näiteks varasematest klubidest oled sa midagi toonud, ma ei tea, mingid harjutusi või nippe koondisesse ka kaasa, et ütled Mart Poomile, et kuule, et tegime seal nii, me võiks siin ka mingis trennis proovida? Jah, olen küll, et ka näiteks see hooaeg tegime võib-olla mitte väravahtidega koos alati, aga võib-olla Mardiga individuaalselt ütlesin, et kuule, tahaks seda harjutust teha, et seal me teeme ja ka Mart on uurinud alati, et mingeid harjutusi, mis on külge jäänud ja vahel, kui helistame kas Mardi või mõne teise väravaitreeneriga siit Eestis, siis neil on ka alati huvi, et mis harjutusi näiteks Saksas tegime või siis eelmine aeg Hispaanias, et ka Mart ja siin Andrus Lukjanov ja proovivad ka õppida ja uurida, nagu, mida tehakse välismaal ja et see on äge, kui ma jälle saan nagu aidata ja mingit kogemust nendega jagada ja aga jah, koondises näiteks oleme teinud küll, jah. Kuidas siis need harjutused nagu erinevad või miks sa just nagu selle kuidagi oled välja valinud, et need mingid kindlad harjutused? No eks lõpuks, mis endale meeldib ja jah, koondises ka,
kui ma tunnen, et ma tahaksin midagi ekstra, siis jah, olen näiteks öelnud Mardile, et kuule, et me teeme seal, oleme teinud sellist harjutust nii ja et proovime ka ja Mart on alati käpp selles mõttes ja väga töökas ja abivalmis. On siis Mart kuidagi sul nii-öelda pidevalt ka valmis, et kui oled kuskil klubi juures, tahad kõne võtta, on ta selline tugi sulle, eriti ka näiteks lõppenud hooajal, mis tegelikult oli raske? Jah, kindlasti, et jälle ma arvan, saladus ei ole, et ta on nagu minu mentor ja ma arvan, iga paljudele Eesti väravahtidele ikkagi mentor ja teeraja ja et see, selge teeraja selles mõttes, et see, mis karjääri, mis teekonna tema läbis ja kuhu ta jõudis, see on nagu tegelikult kohati ikkagi mõelda müsteerium, et jah, ta on alati ühe kõne kaugusel ja alati abivalmis ja nõus rääkima kõigest, et jah, kindlasti suur tugi nagu. Oled sa ise ka mõnele teisele väravahile selliseks toeks? Jaa, isegi mõne noorega olen rääkinud ja ma ei tea, koondises, kui on olnud mõni noorem mängija, kes võib-olla vajab abi või soovib abi, alati selles mõttes mina alati olen ka samuti väga abivalmis, sest ma tean, kui raske see on, kõik need mentaalsed, just see mentaalne pool spordis, jalgpallis, et kõik mängija, ma arvan, lõpuks ikkagi mängib hästi, kui tal on hea mentaalselt siis hea seis heas kohas mentaalselt, et jah, mina ka alati nõus aitama. Kui erinevad on Saksamaa ja Hispaania fännid? Jaa, ikka, ma arvan, Saksamaa on väga unikaalne, et neil on kõigil on ikkagi ultrasektorid ja väravad, aga möll käib, trummid ja lipud ja see on Saksamaa puhul tõesti väga-väga vinge, et ka Hispaanias olid tegelikult, kui ma mõtlen, iga värava taga, põhimõtteliselt iga võistkonna värava taga olid ultra nii-öelda fännisektorid, aga Saksamaal on see lihtsalt kõik nii palju võimsam ja suurem ja nii organiseeritud ja aga teistpidi ka Hispaanias olid väga ägedad atmosfäärid ja samuti oli staadionil väga vali ja väga vinge oli mängida erinevatel staadionitel, aga nad on erinevad, aga mõlemad on väga vinged minu arust. Jõudsid sa Saksamaal nagu mingisugusesse staatusesse ka oma klubi fännide jaoks või ei jõudnud? Ma ei tea, et jah, ma ei tea, et ma jälle alati, kui ma väljakul käisin, andsin endast maksimumi, see on ainuke, mis ma teha saan ja seda klubi nagu esindada aga ma vähemalt tundsin väga palju tuge ja toetust pärast neid kahte mänge ja see oli väga lahe, et ma nüüd ei tea, mida kõik fännid nagu arvavad, aga jah, ma annan maksimumi alati ükskõik, mis võistkonna eest ma mängin ja see on minu töö ja siis jah, proovin hästi esineda ja ma usun siis ülejäänud järgneb sellele kõik. Ma mäletan, Bayerni vastu olid sa peaaegu mängu parim, oma tiimi parim, seda mäletan, kui see hääletus lahti läks, mina haarasin ka kiiresti telefoni, et ruttu panna suvase Harry Kane seal, aga napilt jäi teiseks, et ma arvan, et pigem sul need väljavaated võiksid nagu päris okeid olla, et oled selline oodatud nimi, ma arvan, ikkagi seal algkoosseisus. Jaa, ma tahaks loota, aga ma usun selge see, et nii mulle kindlasti on see üleminek Bremenisse nüüd permanentselt kindlasti selles mõttes hea, mõnus, et mugav, et fännidele ma juba olen tuttav, ma tundsin seda ikkagi nagu tähendab,
ma tundsin seda toetust aga teistpidi Saksa fännid ongi sellised, et nad näiteks meie fännid ja ma olen ka näinud paljude teiste klubide fännid, nad ongi nagu, nad on nii südamega klubi juures ja meie klubi ongi kõik meile ja nii toetavad ja et see tunne ongi võib-olla lihtne tekkima Saksamaal, aga kindlasti ma tundsin seda toetust ja see oli väga vinge tunne ja et selles mõttes see üleminek nüüd ka on kindlasti väga mõnus, et fännidele tuttav ja ma loodan, et tuleb vinge hooaeg. On sul mingisugust sõgedat fännidega kokkupuudet ka olnud? Ei, sõgedat ma arvan ei ole, et ma kindlasti alati, kui meil mingisugune kehv mäng tuleb kellegiga, kas koondisega või klubiga, siis alati on, kui mäng läheb halvasti, siis on alati fännide pahameel õigustatud, ma arvan. Samuti ma oleks ise seal tribüünil samasugune, ma arvan, et kindlasti see ei ole hea emotsioon ja selles mõttes kõik siuke pahameel on õigustatud, kui mäng kehvasti, aga ma ei ütleks, et ma nii-öelda individuaalselt olen mingi fänniga sõneluseks läinud või nii, seda kindlasti ei ole ja ma kunagi, ma arvan, seda ka ei teeks, aga oli see hooaeg tiimina meil raskeid momente, kus ikkagi fännid näitasid põhjusega pahameelt, aga jälle pead mängija tiimina seda aktsepteerima ja uuel nädalal trenni minema ja veenduma, et järgmine nädal teeksid paremini. On tänavapildis ka palju kokkupuuteid nii-öelda tavaelus fännidega olnud sul? Jaa, on küll, et jälle see on äge, kui toetatakse ja tullakse juurde ja et on suur au. Oled saksa keeles ka vestelnud? Ma olen, ma võib-olla nii kohe Hispaanias näiteks eelmine hooaeg ma tiimikaaslased pigem inglise keelt ei rääkinud, mõni käputäis, et siis ma lihtsalt keskkonnas olles sa kuuled nii palju rohkem seda ja sa oled nagu sunnitud õppima. Mitte mina kindlasti alati ükskõik kuhu ma lähen, ma tahan olla osa kultuurist, ja esimeseks sammuks ongi keele õppimine ja see on mul kindlasti ka kavas, et õpetajaga õppida keelt. Aga hetkel saksa keelt ma ikka natukene suudan midagi rääkida, jälle hooaja vältes see läks paremaks ja paremaks, aga ka oli palju kõik seal Bremeni tiimis siis rääkisid inglise keelt väga heal tasemel ja selles mõttes võib-olla oleks ise pidanud kohati suruma, et kuule, et räägime nüüd saksa keelt, aga jah, võib-olla selles mõttes veidi mugavustsoon, et kõik rääkisid inglise keelt ja see oli lihtsalt mõlemale võib-olla mugavam aga kindlasti mu eesmärk on õppida saksa keel ka ära. Saksa keel ikka päris raske ju ka, seal kõik need igasugused eessõnad ja asjad no need ja mõned palju, võib-olla sõnavara ka, et seal on päris pikad liitsõnadega või liitsõnad pikad, aga ega midagi, ma arvan, see on lihtsalt ettevõtmise asi ja lõpuks noor pea ja ma usun, jääb veel külge, et saab hakkama küll. No õpingutega edasi minnes käid ülikoolis, ma saan aru, ja spordidirektori sellisel erialal, kuidas see õpe siis käib, mis sa siis seni külge oled endale saanud? Ja ma alustasin nüüd sügisel uute õpingutega siis PFA, mis on Players Football Association inglise keeles, siis see on Inglismaa organisatsioon, mis siis ongi mõeldud mängijate ja selle PFA liikmetele, et kui ma ei eksi, siis kui sa lähed Inglismaale, sa oled Inglismaa klubisse sinna süsteemi, siis sa oled automaatselt selle organisatsiooni liige, PFA liige ja neil on väga palju erinevaid tugi nii-öelda programme ja õpinguid,
psühholoogi ja asjad, füsiod, kõik, et neil on siuke tugiprogrammid erinevad ja siis ma selle ette võtsin spordidirektori siis õpingud nüüd sügisel ja nüüd kohe möödub siis esimene aasta, viimane samm ja seda ma teen ja see on väga äge ja valmistun selles mõttes tulevikuks, et jalgpalli ma tahan jääda ja miks mitte seda juba praegu varakult teha, kui tegelikult vaba aega justkui on, ikkagi pärast trennipäevasid on vabalt kohti, momente, vaba aega, kus õpinguid teha ja see ei ole kindlasti mingisugune koorem mulle, et see on väga mõistliku koormusega õpingud. Kuidas see siis käib? On mingid videoloenguid, saad palju lugeda? Jah, videoloengud ongi peamised ja siis aastas 2 esseed hetkel see aasta on olnud siis tehtud erinevad grupid nagu 4-sed, 5-sed ja siis on antud ülesanne, grupi ülesanne ja seda me siis lahkame ja teeme grupina, et siuke tiimitöö ka ja inimestega suhtlemine ja siis network imine inglise keeles siis, suhtlusvõrgustiku nii-öelda siis tegemine ja nii ta käib ja on presentatsioonid ja asjad ja siuke mõistlik koormus, et ei ole suur koorem ja saab ilusti tehtud. Kui palju sul siis tunde näiteks nädalas selle kooli peale läheb, et ongi loenguid on kord nädalas ja siis selle essee tegemine või presentatsiooniks valmistumine, et ma arvan, iga õhtu teengi natukene või siuke nädalas 3-4 korda õhtuti näiteks, aga ei ole nüüd nii ka, et ma terve õhtu punnitan seda pea punane, et väga, väga mõistlik. Esimene see essee oli väga väljakutsuv, aga jälle oligi äge mugavustsoonist välja minna natuke ja õppida ja uurida, mis need jalgpalli finantsraportid näitavad ja mis need tähendavad, et siuksel teemal need on. Kes su kõige kuulsam kursuse kaaslane on? Hetkel on minu grupis isegi päris äge juhtus. Enes Ünal on Türgi koondislane, mängib Bournemouthis hetkel ja mängis samuti Valladolidis tegelikult, mis on päris äge. Mõned hooajad tagasi käis seal laenul Getafest ja on võib-olla sarnase tee läbinud, mis mina ja nüüd on omadega Premier League'is ja äge oli näha, et siuke jalgpallur ka päris kõrgetasemeline ikka on ühes grupis. Kas sul tuleb mõni selline hea konkreetne teadmine ka pähe, mida siin kohe meie kuulajatega, vaatajatega jagada, et mida sa oled õppinud selle aasta jooksul sealt koolist? Sealt koolist? Jah. Ma arvan, ma ei tea, esimene asi, mis mul pähe tuleb lihtsalt on olnud äge siis süveneda ja sukelduda sisse rohkem sinna kontori maailma jalgpalliklubide spordidirektorid, need CEO-d ja siuksed, mis nende töö on, finantsinimesed, et näha kõiki neid numbreid, kust raha tuleb, kuhu raha läheb, mis need numbrid on. No muidugi me räägime Premier League'i klubides see ülesanne, mis meile anti. Et see on lihtsalt täitsa teissugune, võib-olla lihtsalt naljakas, et ma juba tol hetkel, kui ma neid esseesid teen praegu või tegin, siis ma vaatasin neid nagu numbreid ja nii palju numbreid, nii palju allikaid, kus raha on, läheb, tuleb, üleminekud, mängijate palgad, agenditasud, mida iganes, seal on nii palju numbreid, asju, et ühtpidi äge, kui siukse töökoha või karjääri sammu teeksin kunagi, aga lihtsalt see on ka, ma kujutan ette, päris suur vastutus, et ma juba tundsin seda ülesannet tehes, et kuidagi see süsteem peab väga, väga paigas olema, kindlad inimesed teevad kindlaid ülesandeid, et ma kujutan ette, see on päris suur vastutus ja raske töö ka. Matemaatikas olid
nii-öelda kooli ajal ka tugev? Kalkulaatoriga ikka jah, et aga ei, ikka saan hakkama, aga jah, need on jah, jälle tollel ülesandel olid suured numbrid ja nii palju numbreid segamini ja see oli nagu jah, võib-olla raske kohati järgi pidada lihtsalt, et see ikka ühe arvutuse ikka saab tehtud, aga lihtsalt nüüd manageerida erinevaid summasi ja jah, selle manageerimine, ma arvan, on päris suur väljakutse ja et midagi valesti ei läheks, sest lõpuks ju nii palju on kaalul. No praegu võiks vist ikkagi kokkuvõttes öelda, nagu üks selline poplaul on, et sul on elu parim elu, said uue lepingu, Balti turniir tulemas, said koondise aknaks terveks ja nüüd suvel siis ootama sees ka tore isiklik sündmus, et vist naudid? Jaa, absoluutselt, et jah, kindlasti on ma usun, nagu sa just ütlesid, elu parim elu, et väga naudin, ma usun, see nüüd viimane vigastuspaus ka aitas veidi nagu, ma ei tea, perspektiivi asju panna ja natuke jälle vigastuse ajal sa saad aru, et kui sul on tervis korras, siuksed täiesti A ja O elus üleüldse, et tervis on korras, perel on tervis korras, kõik on nagu hästi, et siuksed võib-olla jah, aitab perspektiivi panna asju üldse ja see vigastus ka seda tegi ja nüüd vigastusperiood on edukalt läbitud, väga edukalt, ma usun, ma olen jälle paremaks saanud füüsilise poole pealt näiteks ja tahaks loota ka mentaalse poole pealt, et suudan, tegin sammu edasi jälle ja et hetkel jah, on hästi, ma olen jah tõesti väga rõõmus, et vigastus on paranenud ja saan olla Balti turniiril oma riik jälle esindada ja see on alati suurim au, nagu ma alati ütlen ja seda ma ka ootasin, see oli mu eesmärk kohe, esimene asi, kui me kirurgi juurde läksime, küsisin, et kas see 6. juuni, 1. juuni hakkab laager, kas see on püütav ja siis ta ütles, et vabalt, et selleks saaks olla tipp-top konditsioonis ja nii on ka läinud ja jah, väga hea meel, et saime Bremeniga siis permanentse diili tehtud varakult ja sellepärast ei pea muretsema, et eelmistel aastatel on olnud laenu transfer on ka veidi teistsuguse protsessiga ja ongi keerukam ja et on veninud ja on võib-olla ikka seal juba augustis on tulnud väike siuke stress, et tahaks juba kuskil mingi võistkonnaga teha trenni ja võistkonnaga, kellega ma siis jään uueks jaoks laenuvõistkonnaga ja et jah, selles mõttes kokkuvõtlikult ja kõik on hästi praegu, proovin sama hästi kõike hoida, kindlasti tuleb veel kahjuks tagasilööke siin-seal, aga nendest tuleb üle olla ja alati edasi minna. No, ees ootavad sul ka pulmad peale Balti turniiri Kauni Kihlatu Hannaga, kui suur pulmaplaneerija sina olid? Eks ma ikka olin ilma naljata, olen ikka toeks olnud muidugi, Hanna teeb suurema töö ja no eks ikka tema teab neid detaile ja mina kindlasti noogutan ja ei, kõik tundub väga ilus, tore ja proovin ikka olla abiks ja protsessis sees, et ma arvan, nii on õige viis. Oli mingi teema, kus eriti ka vahele kaasa rääkisid, ma ei tea, mingi toit, tort, mingid värvid? Ei, ma arvan, ongi selles mõttes oleme koos neid asju ikkagi arutanud ja selles mõttes jah, olen ikka ka mina protsessis sees ja toite maitsnud ja jah, ma arvan jälle, nii on õige tee, et ma niisama ei taha pealtvaataja olla. Kui enesekindel pulmatantsu osas oled? Elame-näeme, veel on vaja natuke võib-olla harjutada. Okei. Ja kui kiirelt uus hooaeg peale tuleb, jõuad väiksele reisile ka ikka minna või kuidas sellega on? Jah, jõuan ja juuli alguses pean tagasi olema ja siis hakkab uuesti pihta uus hooaeg, väga vinge, ma arvan, ja jälle äge väljakutse mulle ja väga-väga ootan uut väljakutset, uut
sammu minu karjääris ja loodan võtta sellest maksimumi ja vaadata, mis tulevik toob. Enne seda Balti turniiri karikat kaitsma. Just, absoluutselt tõsta kindlasti see karikas, kaitsta jah, muidugi me ju võitsime viimati ja oligi Henni esimene tegevuskoondises oli see karikas. Just, see on ainuke eesmärk ja jah, kohe läheb käima kindlasti tulla pakkida see Pärnus rannastaadion täis, ma arvan jälle väga äge teistmoodi, et siin A. Le Coq Arena alati mõnus ja loodetavasti teine mäng seal ka on siin siis A. Le Coq Arenal, aga ja kindlasti tulla vaatama Pärnu staadionile Fääri saarte vastu, ma arvan, proovime teha ägeda õhtu ja kõigile ja kindlasti kaitsta Balti turniiri karikat. Aitäh sulle, Karl, loodame, et see teil õnnestub, palju edu teile koondisega, palju edu sulle klubisse, palju edu sulle eraellu. Ja aitäh ka teile, et olite siin koos meiega selle natukene, peaaegu 40 minutit vist. Oli tore jutuajamine, milline saab olema see järgmine jutuajamine ja kellega, seda näitab aeg. Aitäh!